Selles saates oleme külas Riigikogus Enn Meril, kes võttis üle Andres Ammase teatepulga, et küsida tema esimesi muljeid siin. Härra Enn Meri, piltlikult öeldes võtsite üle Andres Ammase teatepulga Riigikogus. Mis on esimesed muljed? Ütleks võib-olla alustas sellega, et parem oleks, kui Andres oleks olnud elus ja mina Saaremaal, aga nüüd kahjuks see nii ei ole läinud. Esimesed muljed, natuke segased, eksin ära siin majas täitsa korralikult ja ütleme siin see viis, kuidas siin töötatakse, ma pole sellega täitsa harjunud. Ma toon siin näite, et ütleme, oli üks seaduse eelnõu 20 lehekülge ja oluline oli 5 read selles. Ja ma lihtsalt väga palju paberit ja väga palju juttu ka. Aga inimesed on mu vastu olnud hästi sõbralikud siin, aidatakse, näitakse mulle, kuhu minna ja loodame, et saan hakkama. Sel nädalal toimus Rail Balticu 2-päevane foorum, kus ka ise olite. Mis pilguga vaatate Rail Balticule? See on keeruline asi ja see on võib-olla mitte minu meelest nii tehtud, nagu oleks pidanud. See on nii, et põhiline, ütleme, minu arusaamise järgi on nii, et põhiline raha tuleb, põhiline sissetulek on kaubaveod. Ja kaubaveod ei lähe mitte 280 kilomeetrit tunnis, vaid nad lähevad, ütleme, võib-olla 100-160 või midagi nii. Kui seda raudteed oleks projekteeritud kaubavedude järgi, siis oleks võib-olla investeering olnud tunduvalt madalam. Et siis pole vaja nii sirged lõike teha, siis on need igasugused tunnelid ja värgid, neid tuleb vähem. Ja ma ei usu, et inimesed hakkavad nüüd edaspidi rongiga sõitma siis Tallinnast Berliini. See lihtsalt ei tule ka 280 kilomeetrit tunnis, see ei aita, see võtab liiga palju aega. Aga kaubaveod peavad olema ja ma arvan, et seda oleks pidanud natuke teisiti tegema. Mitmed analüütikud on juhtinud tähelepanu sellele, et Rail Balticu tasuvusanalüüs on sisuliselt pettus, kuna sisaldab märkimisväärseid lubamatuid vigu ja oleks tehtud ka nagu sihilikult, et kuidas teie kommenteerite seda? Ma olen seda tasuvusraporti lugenud. Ja seal on tõesti on arvutatud nii, et hoitakse kokku keskkonda. Tähendab, et veoautode diiselmootorite asemel kasutatakse elektrirongid. Aga elektri ei tule mitte taevast ka. Seal on ka mingisugused saastud seoses elektritootmisega. Et jah, seal asi ei ole nii väga hästi tehtud. Eesti Pank hoiatas tööturu ülekuumenemise eest, et mida teie kui ettevõtja sellest arvate? Ma võtan seda hoiatust väga tõsiselt ja see klapib ka minu arusaamisega. Ja ma võin natukese põhjusest ka rääkida, et asi algab sellega, et meie ehitussektor on väga intensiivselt, käib väga hästi. Ja ma täpselt numbrid ei mäleta, aga eelmine aasta oli 15 või 20% tähendab kasv. Ja see toob seda kaasa, et ehitussektoril on siis inimesi vaja. Ja need inimesed tuuakse või võetakse siis töötleva tööstusest. Ja need tulevad sealt ära, seepärast ehitus pakub paremaid palka. Tähendab seda, et siis töötlev tööstus, nende palgad peavad siis ka tõusma, see on ju paratamatu. Ja siis lihtsalt meie palgatase liigub liiga kiiresti üles. Nii kaua, kui see tähendab tõus, klapib siis tootlikkuse tõusuga, siis on okei. Aga kui mitte, siis teeme endal probleemi. Ja ma räägiks ka, et ka paar sõna selle kohta, et miks ehitussektor nii kuum on. Ehitatakse küllaltki palju kaubanduskeskuseid. Spekulatsiooni peal muidugi, et küll me neid välja üürida saame. Ja ehitatakse ka päris palju kortereid ja sama lugu ka, et spekulatsiooni peal. Ja mina kardan, et siin on, tähendab, meil on mull tulemas ja siis, kui need kaubanduspinnad, kui neid ei saa välja üürida, siis tulevad võib-olla mõni pankrot ja siis lähevad
kõik närviliseks ja siis juhtub meil sama asi, nagu meil oli 2008-2009. See on küllaltki sarnane olukord. Tänan, et olite meiega. Selleks, et olla kursis vaba uudistega, jälgige meid Facebookis.